Okei. No ma ei tea, ilmselt me seda saatesse sisse ei saa panna, aga ma ütlen igaks juhuks kuulajatele ka, sest mul veel salvestab, et Ivol läks elekter ära ja salvestus ilmselt sellega lõppes. Tänane osa tuli kokku umbes 12 minutit. Kas sul elektrit on, et saadet teha? Ma ei tea, ma ei julge, või noh, selles suhtes mul nagu enda jaoks praegu tundub jätkuvat, aga ma ära küll ei julge anda praegu. Ära anda elektrit või? Jah, noh, et kui nagu sa praegu küsid mult... teisega või? Ei, no ma just mõtlen, et kui sa küsid mult, et kas mul on piisavalt elektrit, et ma saaks sulle ka anda, et nagu see saade ära teha. Et siis ma ei tea, sest no, ma kujutan ette, et sa vihjad sellele, et kui me siin üritasime üks hetk saadet tegema hakata, nüüd juba rohkem kui nädala eest, siis me jõudsime täpselt nii kaugele, et meil oli mingi 12 minutit salvestatud ja täitsa siuke nagu asjalik sisu oli juba, et me rääkisime oksendamisest ja tablettide kuritarvitamisest ja noh, täitsa siuke nagu asjalik oli. Ja siis järsku lihtsalt mul läks vool ära ja nagu ikka noh, selline modernne inimene, kes ei saa hakkama enam eluga. Ma ei osanudki enam midagi teha. Ma ei osanud nagu küünlavalgel podcasti salvestada, sest ma arvuti ei läinud tööle. Ja kui ta üks hetk tööle läks, siis ma avastasin, et noh, loomulikult ei olnud siis ka midagi salvestunud. Ehk siis ma ei saanud ka seda 12 minutit enam kunagi tagasi, nii et väga selline kurb kogemus. Aga noh, ma arvan, et me oleme nüüd sellest saanud nagu mööda ja julgeme uuesti nagu proovida, et ma ei tea. Julgeme küll, aga mul on väike värin ikkagi hinges. Ja mul ka. Ma natukene papistan. Meil vist polegi kunagi, meil on üksikutel kordadel vist juhtunud seda, et kellegi arvuti jookseb kokku või midagi nagu on salvestusega juhtunud, aga see on nii harv, et see kõik nagu tekitab väga sellise ebakindla jalgealuse praegu, et kas ikka see saade, noh, et nüüd meil on mingi 2 minutit salvestatud, eks ole, et kas saade tuleb ikka noh, nagu päris saade või jälle mingi hetk juhtub midagi, ma ei tea, komeet tabab Keilat näiteks, ma ei tea. Ja siis Bruce Willis peab minema selle komeedi sisse ja uurima, et mis toimub. Et mis toimub, kes juhtis seda komeeti ja miks ta tahtis crashida. Ja miks just Keila? Miks just Keila, täpselt. Võib-olla jah. praegu on lihtsalt mingisugune... Võib-olla praegu pole meie aeg, et võib-olla praegu üritatakse kuidagi summutada meie häält, sest et meie eelmine osa, mille me tegime otse ülekandena Keila sotsiaalkeskuse sünnipäevapeol, see oli ka siuke nii ja naa, sest et esiteks meile anti poole vähem aega, kui me oleme harilikult harjunud. Teiseks, minu sound kõlas nagu see oleks mingisuguse robot-tolmuimeja hääl. Ma hiljem salvestust üle kuulates taipasin, no see oli juba siis, kui saade oli eetris, kui see oli juba kättesaadav kõikidel podcasti platvormidelt, et siis ma avastasin, et mu hääl oli nii jube, et ma ise poleks küll suutnud kuulata sükest saadet, isegi kui seda oli poole vähem kui harilikult. Ja siis, kui me nüüd viimati tahtsime teha tavapärast saadet ja juba jõudsime hõisata, et näed, kõik on jälle hästi ja kõik on jälle normaalne, siis ma tulin oma töölaua taha ja mu kass oli oksendanud patsikumme mu laua alla, täpselt sinna, kuhu ma oma jalad oleksin toetanud, muidu sinul läks elekter ära. Noh, et tundub, et kuidagi natukene nagu laguneb see asi meil koost vaikselt, aga kuna me ei anna alla, siis me väljume sellest hädaorust veel võidukalt, mul on tunne. Tähtis on see, et me ise ei laguneks koost, et senikaua, kuni me suudame oma enda stabiilsuse selles meeletus maailmas hoida, siis on kõik hästi. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid, nüüd elektriga. Tead, mis on kõige keerulisem osa selle saate alguse juures millegi pärast ja ma ei saa aru, miks? Ei. Mu enda nime ütlemine.
kui ma ütlen nagu Ivo Krustok, siis esimest korda, kui ma ütlen Krustok, siis mul tundub alati, et mu keel läheb krussi. Kas sul on minu nime ütlemisega sama kogemus? Kas see on keeruline nimi, mida öelda või? Ei ole, see on väga lihtne nimi, mida öelda, aga naljakas, et sa praegu sihukese asja välja tõid, sest et mul on täpselt samamoodi mingisugune hästi süke nagu kõrgendatud tähelepanu järsku nime hääldamisel, kui ma oma nime pean ütlema. On ju? See on kuidagi veidri ise öelda. See on väga imelik. See on naljaks, et me alles nüüd pärast seda, kui me oleme 5 aastat seda saadet teinud ja vähemalt 2 korda kuus niimoodi neid nimesid välja öelnud, et alles nüüd tuleb välja siis see, et meil on mõlemal kuidagi raske moment alati, kui tuleb öelda päriselt see nimi välja. No kui me päriselt alustasime, siis ma mäletan, et mina hääldasin su nimi Ashilevi. Ja mingi hetk sa ütlesid selle peale, et sellest pole midagi, Ivo Krustok, ja siis ma sain oma murest aru. Said oma vitsad kätte. Jah, sain oma vitsad kätte, aga nüüd ma ei oska enda nime ka öelda, nii et see tundub olevat mitte spetsiifiliselt nagu see, et ma lihtsalt olen oskamatu või selline nii-öelda keeleliselt ebapädev ja ei suuda teiste nimesid nii-öelda õigesti rõhutada, et ma ei oska nagu enda nimegi korralikult öelda või vähemasti see tundub mulle veider. No minu nimi näiteks, ega ma ka ei ütle seda nii-öelda õigesti, aga mu perekonnanimel polegi mingit ühte ainsat õiget hääldust, ma olen aru saanud, sest et see on ju algselt üldse Ghana päritolu perekonnanimi. Seal mu isa hääldab seda teistmoodi natukene. Mina olen selle lihtsalt endale suupäraseks teinud, nii et seda oleks nagu eesti keelt kõneleval inimesel, ma ei tea, enam-vähem mugav öelda. Ja samas, kui ma nüüd viimased paar aastat siin sükses ingliskeelses keelekeskkonnas olen elanud igapäevaselt, siis siin ka inimesed ei tea, kuidas seda nime hääldada, kuigi ma eeldasin, et see on lihtne. Kuni selleni välja, et ja mu eesnimi on ju ka nagu, ütleme, ebaharilikum eestlase kohta, kui ütleme Ivo näiteks. Et aga ometi see on üsna süke rahvusvaheline nimi või süke nagu levinud, süke tüüpiline mehe nimi, Jim, ja ma olen alati arvanud, et vähemalt see peaks olema ju lihtne inimestele nagu hääldada, sest et kõik teavad, ma ei tea, näitlejad Jim Carrey või siis nad teavad kultuslikku rockmuusikut Jim Morrisoni või mingeid teisi, Jim Beam on nagu mingi põhinali, nagu mis kogu aeg käis läbi, kui ma olin laps, on ju. Et kõik on nagu kuskil kohanud seda nime ja ometi. Mitte teismeline, Jim Beam käis läbi, kui sa olid laps, ehk siis alkohol ja lapsed. Ma jõin väga palju Jim Beami, millegi pärast. Ema oli kogu aeg. Ema oli nagu, et piim, et võta piima, on ju, ja ma ei võtnud rinda ja lõpuks nagu selgus, et ainus asi, mida ma olin valmis jooma, oli Jim Beam, mis on väga, seletab nii mõndagi selle kohta, et milliseks ma kujunesin. Et sul oli nagu mõte, et minu piim on Jim Beam? Minu piim on Jim Beam, oligi täpselt niimoodi, jah. Täpselt nii. Ja kui ma olin täiskasvanu, siis minu hea kolleeg Johan kinkis mulle Jim Beami, millele ta tegi ise uue sildi, kus siis Jim Beami asemel oli Jim Ashilevi. Et see on, Jim Beam saadab mind läbi elu, ütleme nii. Ja see pudel on mul ka alles veel riiuli peal, see oli väga armas kingitus. Ja kas see on veel täis? Ei, nalja teed või, Ivo. Täis viskipudel minu residentsis, sükest asja. Ma joon enne, kui ma uksest sisse saan, ma joon tavaliselt pudelit tühjaks juba. Ja siis on probleem. Aga et mida ma edasi joon, kui ma tuppa juon. Aga selle eesnimega ma läksin viimati, kui ma Tallinnas käisin, siis ma läksin panka, et endale uut kontot avada. Ja siis see teller küsis mult, et kas mu nime hääldatakse Jim, et kas peab ütlema Jim. Ja siis ma olin nagu üllatunud, aga samas ei olnud ka, sest et ma olen harjunud, et ma ei tea, 3/4 juhtudest ma pean aitama inimest, et kuidas mu nime siis täpselt hääldada, kas tavaliselt perekonnanime puhul on see küsimus. Seekord tuli siis eesnime kohta, et kas Jim. Ja siis läks nagu mingi kuu mööda, ma olin jälle Inglismaal
ja ma alustasin vestlust ühe uue kolleegiga, kellega me polnud varem suhelnud, kes on ameeriklane. Ja noh, elu sees ma ei arvanud, et tal võiks tekkida küsimus, et kuidas mu eesnime vähemalt hääldada, aga kuna ta elab Hollandis ja seal on ka omamoodi siuksed hääldusharjumused või hääldustraditsioonid, siis ka tema alustuseks küsis, et oota, kõigepealt, kuidas ma su eesnime hääldan, kas Jim või Jim? Siis ma olin nagu, et what the hell, nagu, et sa oled ameeriklane nagu, ja sa näed nime Jim. Ma arvasin, et vähemalt sina nagu huvitav, kas see on nagu see GIF ja GIF nagu teemaline vaidlus, mis on see on vist sama asi jaa, et ühesõnaga, et mu nimi on sama segadust tekitav kui faili nimetus GIF, mille puhul inimesed ei tea siiani, kas see on GIF või GIF. Actually it's pronounced avocado. Ühesõnaga, tuleb välja, et isegi Jim on liiga keeruline nimi ikkagi eesnimena ka ameeriklasele, et aga no ühesõnaga juhe läks tal kokku seetõttu, et ta teadis, et ma olen Eestist, vaata, ja siis ta mõtleski, et Euroopas neil on oma mingisugused hääldusviisid, vaata, omad Jimmid ja omad Jifid. Nii palju siis nime hääldamisest. Nii et jaa, kõik see taak aktiveerub minu sees, kui iga kord, kui me saadet alustame ja ma pean oma nime ütlema. Sest et ma ise olen ka segaduses lõpukokkuvõttes. Kas öelda nüüd Jim või Jim? Või Jim, Ashilevi või Ashilevi või Ashilevi või Ashilevi või Ashilevi, Ashilevi. Kui mõelda sellele, kui keeruline see kõik on, noh, nimed ja värk, siis ma üldse ei saa aru, kuidas me tsivilisatsioonina nagu hakkama saame igapäevaselt, et kui me isegi nagu nii sellist fundamentaalset asja tegelikult nagu süvitsi ei mõista, siis mul ongi tunne, et nagu kogu lootus on kadunud maailmast. Et lihtsalt siin ei olegi enam midagi võita, siin ei ole millegi üle rõõmustada, kõik on hallides toonides, sest me tegelikult ei suuda nimesidki mõista. Ma olen täpselt sama meelt sinuga ja üldiselt me elame lõpuaegadel. Jah, mul on see viimasel ajal hästi selgeks saanud, sest ma olen mitte teinud nagu tõsist uurimustööd ühiskondliku, ma ei tea, sellise ühiskondlike muutuste ja ma ei tea, selliste majandusteooriate osas, vaid ma lihtsalt olen väga palju kuulanud krunge muusikat ja see on õpetanud mulle, et kõik on, et lootus on kadunud ja see on selles suhtes väga huvitav, et noh, mulle on krunge üldiselt meeldinud ka varem, noh, ma ei tea väga palju inimesid, kes ütleks näiteks, et Nirvana oleks neile kuidagi vastumeelne ansambel, sest Nirvana on äge ja kindlasti ka nende album Nevermind on ju selline üks legendaarsemaid albumeid üldse, ma olen seda päris mitu korda kuulanud ja nüüd ma ei teagi, kas ma julgen enam selle kaane pilti vaadata või kaevatakse mind ka kohtusse selle beebi. Ära igaks juhuks vaata. Aga noh, ja ühed mu lemmikartistidest on ka ajalooliselt olnud Alice in Chains ja neid on seal omajagu veel, keda ma olen armastanud kuulata, aga mingi hetk nüüd, ma ei tea, mõned nädalad tagasi ma juhtusin vaatama sellist YouTube'i kanalit nagu Trash Theory, ma ei tea, kas sa oled sellega kunagi kokku puutunud? Esimest korda kuulen. Ma olen läinud mingisuguse joone peale jälle, kus mulle meeldib nagu kitarrimuusika rohkem. Ma olen vaadanud terve hulga mingid kitarriefektide videosid, ma olen ise nagu jälle rohkem taasavastanud oma kitarri ja selle erinevaid helisid. Ja olen ka vaadanud, see on kanal, millega ma olen nagu kuidagi varasemalt ka kokku puutunud, ma ei ole siin kunagi nagu, ma ei ole selle subscriber olnud. Aga iga mingi aja tagant on YouTube'i algoritm leidnud, et Ivo on just see inimene, kellele tuleks näidata Trash Theory't ja põhimõtteliselt on see selline ülipõhjalik alternatiivmuusika analüüsi kanal, kes siis
on võtnudki nagu ette erinevad siuksed enamasti alternatiivsed muusikažanrid ja teinud analüüsi, et kuidas nad välja kujunesid, miks nad niimoodi välja kujunesid, nagu nad seda tegid. Ja see on ülihästi läbi töötatud, ülihästi ette valmistatud ja nädala eest siis tuligi nendele selline video nagu Before Nevermind, How Grunge Became Grunge. Ja see on mingi 36 minutit pikk, ma panen selle saate märkmetesse ka, et võib-olla keskmise YouTube'i video pikkusega esialgu võib-olla ehmatab natukene ära. Et kas see on ikkagi asi, mida meie kuulajad ka viitsivad kuulata, aga ma väga soovitan see ette võtta, sellepärast, et minu jaoks oli see nagu hästi suur nagu avastusretk läbi nii grunge enda kui ka siis erinevate teiste žanrite, mis sellega seotud on ja nüüd ma olen kuidagi binginud seda Trash Theory kanalit alates sealt siis synthpopi videodest, metal videodest, shoegaze'i videodest ja olen tegelikult nagu kuidagi kogu selle žanri, mis mul on siuke tunne, et mul on alati olnud nagu mingi disconnect, et kui mina olin teismeline, siis ma teadsin inimesi, kes on nagu suured Nirvana fännid, ma mäletan, et oli omajagu inimesi, kes käisid ringi, kas mingi pusa või T-särgiga, kus oli peal see Nirvana, see rõõmupalli logo, ma ei oskagi seda parema sõnaga nagu kirjeldada, kollane vist oli see seal peal. Ja ma teadsin nagu inimesi, kes olid nagu just spetsiifiliselt nagu Nirvanaga väga obsessed, aga ma vist olin natuke liiga noor või ma sündisin natuke liiga hilja, et sellest nagu grunge nagu tegelikkust siis sellest pildist nagu osa saada, et ma kuulasin seda muusikat küll, aga see natukene läks minust mööda, võib-olla osaliselt sellepärast, et ma esialgu olin liiga noor ja siis avastasin enda jaoks nagu sellise klassikalise rocki ja heavy metali ja siis ma nagu, ma küll nautisin mingeid ansambleid ja teoseid, aga ei läinud sellesse kunagi nagu väga süviti sisse. Ja siis nagu veel sellest nagu kõrvalisemad žanrid, nagu seesama shoegaze ja muud sellised asjad, ma teadsin nende eksistentsist, aga ma kunagi nagu ei läinud sinna väga lõpuni sisse. Ja seetõttu ka, kui sina oled rääkinud siin sinu ühtedest lemmikansamblitest nagu Slow Dive ja Dive ja siis ma olen nagu kaasa noogutanud ja mõelnud, et on kindlasti ägedad bändid, aga iga kord, kui ma nagu kuulanud neid olen, see pole kuidagi nagu ära klikkinud, mul on tegelikult mingi siuke tükk puudu olnud sellest muusikažanri arengupildist, et sellega nagu mingi väga tugev side leida. Ja see video nagu lõi selle sideme minu jaoks ja ma hakkasin kuulama, näiteks ma kujutan ette, et see võib olla osadele inimestele, kes nagu võiksid nagu mõtlevad minu muusika eelistuste peale päris suur üllatus, et ma pole peaaegu mitte kunagi Smashing Pumpkinsi kuulanud. Ja see ei olegi nagu olnud selline asi, et ma olen nagu valin neid mitte kuulata, nad lihtsalt pole kunagi olnud nagu mingi teema, millega ma kokku puutun. Ja nüüd ma võtsin ette, ma olen nagu terve see aeg alates selle video vaatamisest olema peaaegu igapäevaselt kuulanud siis nüüd täiesti mingit minu jaoks on nagu üllatus, ma olen endas nagu teatud mõttes üllatunud, et nii uskumatu on nagu uskumatu album nagu Melancholy and the Infinite Sadness on minust nagu täiesti mööda läinud. Kuigi ma olen paari neid lugusid nagu kuulnud põhimõtteliselt kuskilt nagu taustalt. Mul on nagu mingi sidelam saanud, need on raadios mänginud. Aga see terve see uskumatu album on minust täielikult mööda läinud. Ka Gish, mis on nende siis vist debüütalbum. Et nende nagu selline, see pole nagu kordagi minuni varem jõudnud ja nüüd ma põhimõtteliselt igapäevaselt nagu mu päev algab sellega, et keegi nagu laulab mulle kõrva, et the world is a vampire ja siis nagu all hell breaks loose, eks ole. Et see on nagu olnud väga, väga lahe. Muidugi see video ei tutvustanud mitte ainult selliseid nagu suuri ja kõigile tuntud nagu bände, vaid näiteks ka Babes in Toyland, mis on ka bänd, millega ma ei olnud kunagi varem kokku puutunud või ei teadnud. Neid ma ei tea üldse. On nagu siuke trio siuke grunge bänd koosneb 3 naisest ja see on lihtsalt nii küte asi, siuke nagu tõsine siuke toores grunge muusika ja see on
see kogu see avastusretk on lihtsalt nii äge olnud ja sealt ma olen nüüd edasi liikunud jällegi kuidagi tagasi selliste bändide poole, mis juba on nagu minule tuttavamad, mis on kogu see nagu alt-rocki skene, mis kuidagi krungest välja kujunes. Nagu White Stripes ja System of a Down ja see kõik on jälle nagu hästi-hästi lähedaseks muutunud mulle, sest need on juba bändid, mida ma mäletan oma teisme ajast nagu väga eredalt, mäletan nende albumeid ja nende lugusid ja kuidagi see kõik on hästi lahe on olnud tegelikult, ma pean ütlema, et kui me seda 12 minutist saadet salvestada üritasime, siis ma tol hetkel olin kuidagi nii väsinud kõigest ja oli kuidagi siuke nagu raskemeelne olla. Nüüd ma olen sellest ajast saadik mingi nädal aega siukest ülimalt raskemeelset muusikat kuulanud. Ja ma tunnen ennast ilgelt hästi. Ma olen nii rõõmus, et ma selle nagu kliki seal kätte sain ja tegelikult minu shoegaze'i nagu pilt varasemalt on piirdunud ainult suuresti Pia Frausiga ja nüüd see on märksa laiemalt nagu avardunud. No väga lahe teekond ja üleüldse mulle tundub, et me oleme jõudnud punkti, kus nii palju muusikat on saadaval nii erinevatest kümnenditest ja isegi sajanditest, et enam ei ole üldse isegi mõtet hakata, ma ei tea, kedagi peedistama sel teemal, et sa ei olegi siia, seda ka muidugi, et oi, sa ei teagi neid või sa ei kuulanudki ainult seda albumit, kui sa olid 15-aastane või, sest et neid valikuid ja ma ei tea, muusikalisi teekondi, mida inimene saab ette võtta, kujunedes siis, ma ei tea, lapsest teismeliseks ja teismelisest nooreks täiskasvanuks ja nii edasi. Neid teekondi on nii palju, et ei olegi võimalik osa saada korraga kõigest ja selles mõttes on ju ülilahe, et meil on siuksed vahendid üldse olemas, siuksed ajamasinad, sellised online arhiivid, mis ise juhatavad meid mingisuguste leidudeni, mis mõne jaoks oli nagu emapiim kunagi ja mis samas on sama värske ja mõjuv ja võib-olla täitsa nagu uutmoodi raputav, kui sa jõuad nende asjadeni alles, ma ei tea, 30-ndates. Et ülilahe, ma ei tea, näiteks Smashing Pumpkinsis Melancholy's album, selle pealkiri isegi meeldis mulle kunagi nii väga, et ma oma esimese blogi nimetasin selle järgi. Mul oli seal süke... Mis su esimene blogi oli? See oli siis, kui ma kirjutasin Dindibleki nime all ja seal selle päises oli mul alati süke kiri, süke päise pealkiri Watch the Melancholy's Blossom. Et seal sai vaadata, kas melanhooliad õitsevad põhimõtteliselt. Okay. Väga huvitav, sest minu mitte küll esimese, aga vist teise ja kõige pikemaajalisema blogi pealkiri oli ka võetud ühest laulust, aga see oli Ultima Thule ja selle blogi nimi oli Melomaanist Indikoinia. Mis on mulle siiamaani kuidagi väga meeldib. Et väga põnev igal juhul, et sa siis sellistel muusikalistel radadel praegu liigud. See on selles suhtes nagu, mida rohkem ma seda muusikat avastan, see ongi nagu võib-olla minu jaoks see nagu kõige olulisem asi on selle nagu, sellest geniaalsusest nagu arusaamine. Et kuna mul on üsna vähene teadmine muusikateooriast ja tegelikult ka nagu muusika ülesehitusest, siis tihtilugu ma ma kuidagi nagu ei suuda kõike kokku panna. Need asjad, ma nagu hindan hästi pealiskaudselt mingeid aspekte, mida võib-olla inimene, kes muusikateooriat väga hästi tunneb, oskab oluliselt nagu detailsemalt hinnata. Aga see ongi võib-olla see, mis nüüd praegu selle krungega muutus, et ma õppisin seda hindama nagu teisel tasemel ja sellepärast ma selle Trash Theory nagu video välja tõingi. Ja tegelikult ma tooksin siin kõrvale veel ühe YouTube'i kanali, mida ma olen nagu nüüd paralleelselt sellega vaadanud, mille nimi on 12 Tone, mis võib-olla nagu
nagu päris nii põnev ei ole, aga need on ka väga pikad videod ja üldiselt ta analüüsib seal igat selliseid kuulsamaid laule, nende hulgas ka mitmeid nagu Smashing Pumpkins ja System of a Down ja selliseid nagu tuntud lugusid muusikateooria vaatenurgast ja mitte nagu mõttega, et see artist nagu mõtles seda, kui ta seda lugu kirjutas, et et ma teen nüüd ühe väga kavala nipi, kus ma akordijärjestus ehitan niimoodi üles, et see kogu aeg nagu ei jõuagi kunagi mingi resolutsioonini, vaid kogu aeg kukub ära või nüüd ma ehitan selle meloodia niimoodi üles, et see kuidagi ta nagu ei rõhuta seda, et artist nagu ise mõtles seda, kuidas ta kirjutas, aga siuksed väiksed nagu detailid on minu jaoks eriti ägedad lihtsalt teada, kui ma seda muusikat kuulan, sest see aitab mul seda hinnata nii paljudel erinevatel tasemetel ja Grunges on nii palju sellist ülimalt ägedat tekstuuri, ülimalt ägedat nagu nii sõnade mängu kui ka siis mängu nende meloodiate ja lihtsalt nagu sellega, kuidas lood toimivad. Ja see on nii mitmekülgne maailm, sest see on ka üks asi, millest ma ei olnud kunagi nagu päris hästi aru saanud, et Grunge stiilina see koondab enda all nagu väga erinevat muusikat ja pigem on ta seotud nagu spetsiifilise ajaperioodi ja spetsiifilise nagu geograafilise piirkonnaga rohkem kui nagu mingisuguse hästi kindla nagu stiiliga ja seda on nagu jällegi hästi äge teada või kuidagi see nagu avab seda minu jaoks nagu nii palju rohkem. Mul on ikkagi teatud mõttes nagu selline veits raske kuulata Nirvanat, lihtsalt puhtalt sellepärast, et nagu selline Kurt Cobaini nagu traagiline elu ja see kipub nagu meelde tulema, eriti selle muusika nagu ääretult rusuvas kontekstis väga tihti või siis Soundgarden või neid nagu kurbasid lugusid, Alice in Chains on samamoodi, et on üks mu lemmikbände, aga neid on kohati nagu keeruline kuulata. Just spetsiifiliselt nagu nende inimeste elutee tõttu. Aga teistpidi nagu see annab, see on jälle see, et kuidagi nagu hea kunsti nimel keegi kuskil kannatab või meil on nagu mingi siuke ettekujutus ühiskonnas, et keegi peab kannatama, et kunst oleks nagu kuidagi hästi ehe. Aga antud kontekstis, Grunge kontekstis see toorus, mis tuleneb nende kannatuste või nende nagu selle maailma vaatega on kindlasti nagu annab väga palju juurde selle muusika nagu sellisel toorele iseloomule. Ja see on lahe, et sa kasutasid sõna tekstuur, sest see on igal juhul mingisugune hea selline eriline omadus, mis minu jaoks on ka shoegaze'is ja Grunges väga tugevalt ja iseloomulikult esindatud. Grunge ja shoegaze on mõlemad ka väga siuksed mürarohked või nagu müra peale üles ehitatud või siis nagu mürasse mattuvad rocki stiilid. Ja see, kuidas mürast ja üldse nagu sellisest käredast, krobelisest helitekstuurist saab omaette selline nagu mõõde selle muusika puhul on minu jaoks alati olnud jube nagu köitev ja kohati lausa siuke meditatiivne, et kui sa mainid siukest rusuvust, siis see on kindlasti ka seal nagu olemas enamasti. Aga kui ma olen parasjagu sellises kohas omadega, kus mul muidu on nagu enam-vähem hästi kõik ja mul on nagu ruumi enda sees kuulata midagi raskemat, et siis need krobelised, need sellised ebaühtlased, sellised tahumatud tekstuurid, ma ei tea, kuidagi mõjuvad väga, nad nagu pakuvad naudingut mulle, ma ei tea, et lihtsalt et see on nagu hästi mõnus, väga mõnus tekstuur ja väga iseloomulik tekstuur, mis ongi leitav ainult sellisest, seda tüüpi rockist tegelikult. Ma siinkohal võib-olla küsingi, kas oskad mind aidata, sest üks karp, mida ma pole suutnud nüüd avada sellel muusikalisel avastusteekonnal, on My Bloody Valentine ja spetsiifiliselt nende album Loveless, mis on minu jaoks vist natuke,
ma ei ole seda nagu kätte saanud. Oota, ma pean midagi näitama sulle. Ma pean sulle midagi näitama. Kuulajatele tuleb kirjeldada seda, aga ma nüüd toon midagi, mida ma saan Ivole näidata siit FaceTime'i kaamera silma kaudu. Ma ootan väga, väga huvitunult, sest jah, ta nagu, ta pakub mulle huvi, aga ma ei ole suutnud teda kuidagi nagu ette võtta. Võib-olla ma peaksin lihtsalt kuidagi maha istuma pimedas toas ja ainult sellele keskenduma. Ja niimoodi ma pole teda veel ette võtnud, aga mis sealt nüüd välja tuleb? Jim krõbistab kõvasti. Mingi siuke naksumine käib ja ta... See on siuke tunne, nagu see mingi seina sees olevast seifist võtaksid asju välja. Siuke mingi väga tõsine peidukoht. Ja see peidukoht on siuke naljakas peidukoht, et long story short, meil ei ole kodus vinüülimängijat siin Inglismaal, aga mis mul on olemas, on üha kasvav vinüülikogu, mida mul pole eriti kuskil hoida. Ja mul on siin kamina Simsi peal on siuke suur pildiraam, mille sees on ühe ainsa lehe peal terve James Joyce'i Ulysseuse nimeline romaan, mis on siuke modernistliku kirjanduse võib-olla kõige kultuslikum siuke tippteos. Ühesõnaga, Ulysseuse taha on siis peidetud minu vinüülid, mis ma olen siin Inglismaal kokku krahmanud ja ühtlasi on selles kogus siis olemas siuke vinüülide trio. Neist esimene on selline, see on My Bloody Valentine'i esimene nii-öelda, ma ei tea, siis siuke nagu kaanonisse kuuluv album. Nad on siuke naljakas bänd, et nad tegid igast erinevaid asju, enne kui neist sai seda sorti My Bloody Valentine, millisena me neid täna peamiselt tunneme. Et kui kuulata nende varasemat loomingut, siis isegi ei pruugiks nagu ära tunda, et see on see sama bänd. Et see libisemine süksesse sügavasse shoegaze'i ja mõnes mõttes selle žanri süke ära defineerimine nende poolt toimus nagu mingis sükses murdepunktis, kus nad ise kuidagi läbisid mingisuguse identiteedi uuenduse. Ühesõnaga, Isn't Anything on siis esimene süke nagu uue My Bloody Valentine'i või klassikalise My Bloody Valentine'i album. Ja siis siin on Loveless album, mis muutis kõik. Nad on kõik mul kile sees, sest et nad just andsid välja Kevin Shields, My Bloody Valentine'i frontman, on täielik soundi maniak. See, millise obsessiooniga ta on selle bändi soundi kruttinud ja kuidagi sättinud ajas, on haiglane. Ütleme nii, et see on üle igasuguse piiri. Ma üritan üles leida seda intervjuud, kus ta rääkis sellest, kuidas ta nagu vanade analooglintide pealt üritas uuesti kokku lõigata tervet seda Lovelessi albumit ja kuidas see põhimõtteliselt ajas teda nagu hulluks mitu korda. Ja My Bloody Valentine on siuke bänd ka, kelle puhul nagu inimesed ootavad uusi albumeid, niimoodi 8 aastat, 10 aastat, 13 aastat. Ma vaatan, kui nende diskograafia ette võtta, siis ta on selles suhtes lühike ja üsna pikkade vahedega. Ja näed, siin siis on see nende seni viimane album, mis ongi nende oma nimeline LP My Bloody Valentine. Ühesõnaga, kõik need 3 LP-d, mida ma sulle siin näitasin, on siis nüüd need kõige värskemad versioonid nendest albumitest, mis saidki siis, mis on nagu analog cut. Ja anti välja ka teistsugused versioonid, mis ei olnud analog cut'id. Ma jahtisin neid, need kadusid nagu välkkiirelt igasugustest veebipoodidest kohe, kui need välja hõigati. Ühesõnaga, My Bloody Valentine on
ma ei tea, võib-olla nagu kõige kultuslikum rokkbänd, mida mina isiklikult fännan. Et nad on reaalselt siuksed tüübid, kes kas pole neist kunagi kuulnud või nad lihtsalt jätavad sind külmaks või sa usud nendesse nii nagu mingisugused tõelised fanaatikud usuvad oma mingisse nagu religiooni või oma kirikusse, et see on täiesti hullumeelne nagu kui olulised nad on mingit sorti shoegaze'i fännidele ja võib-olla nagu ainus inimene, kes mind nakatas selle pisikuga on Pia Frausi frontman Rein Fuchs kusjuures kunagi ammu ja teine oluline põnts või sihuke nagu mõjutav tabamus tuli filmist Lost in Translation, Sofia Coppola film, mis kas see oli aastal 2003, kui see välja tuli, ei ole 100% kindel, aga igal juhul nullindate alguses. Sest et Kevin Shields tegi selle filmi soundtracki ja see oli nagu korraks üks eriline hetk, kus inimesed said kuulda üle pika aja värsket nii-öelda, mitte küll My Bloody Valentine'i muusikat, aga vähemalt Kevin Shieldsi muusikat, kes suuresti kujundab My Bloody Valentine'i kõla. Ja mis ma oskan sulle öelda Lovelessi kohta, et Loveless on teatud mõttes nagu omas vallas nagu piibel või mingi siuke nagu alustekst. See on üks neid albumeid, mis on, kui peab tegema neid elu edetabeleid, et siis Loveless on mul seal väga kõrgel kohal. Ja see on mingi täiesti siuke eraldiseisev meistriteos, milleni mitte ükski muu asi ei küündi ega hakkagi kunagi küündima. Ühesõnaga, see on üks maailma imedest on Loveless, ütlen ma sulle lühidalt kokkuvõttes, et ma ei tea, kas üldse kunagi või mismoodi sina selle albumini oma tee leiad. Aga ma võin igaks juhuks öelda, et mul on üks teine Lovelessi analoog cut ka minu poole teel, sest et ma olin vahepeal paanikas, vahepeal tundus, et ma ikkagi ei saa seda. Ja siis ma tellisin ühest teisest kohast veel ühe eksemplari, sest Kevin Shields kuulutas, et nad teevad ühe laari veel juurde neid. Nii et kui sa kunagi jõuad Lovelessi juurde ja kui sa õpid seda armastama, siis võib-olla on sul võimalus minu käest saada üks väga eriline vinüül. Huvitav, ma just võtsin ette Beat Me veebipoe ja ma näen siin neid 3 albumit, mida sa mainisid. Ja siin on kuidagi nagu huvitav see, et vähemalt siis kõige uuem nende enda nimega album ja Loveless on olemas ka nii-öelda limited versioonina ja mitte limited versioonina. See limited versioon on välja müüdud ja ma ei suuda mitte kuidagi aru saada, mis nende kahe vahe on, mis nende limited. Ma arvan, et see limited versioon ongi see fully analog cut versioon. Okay. Neid nimetatakse siin ja seal kuidagi erinevalt, aga ma arvan, et see on see vahe. Okay. Jah, aga ma ei tea üldse, miks on mõtet niimoodi anda 10 erinevaid versioone oma albumitest välja. Me oleme sellest rääkinud ka mitmel korral, aga My Bloody Valentine on eriti seda tüüpi bänd, mis nagu kogu aeg annab, neil on põhimõtteliselt, neil on nagu 3 albumit, nagu ma ütlesin, tegelikult neil on neid reliise veel erinevaid. Aga mis on see põhi sinna loomingu korpusesse kuuluv trio, et see nagu trio nimi nagu definitsiooni poolest ütleb, on kolmik, on ju. Ja bänd, mis on iseenesest ju tegutsenud, ma ei tea, vist mingi 40 aastat nüüdseks juba. Et olla esindatud ainult 3 albumiga on natuke nagu, ma ei tea, tekitab nagu küsimusi, eriti arvestades, et bändi vedur on ju ise tohutu muusikamees ja kogu aeg nagu pusib millegi kallal. Pusib meil vanu plaat ümber. No aga nii ongi seal selle Lovelessi selle analoogversiooni
tegemisest rääkides kuidagi tuli ka see jutuks, et ütles, et tagantjärele ta isegi natuke nagu kahetseb seda kaotatud aega, et kuidagi, et ta nagu üritab seda harjumust nagu maha raputada, et pidevalt nikerdada oma juba olemasoleva loomingu kallal edasi, selle asemel, et luua midagi uut. Et ta nagu edaspidi tahaks ikkagi nagu veel oma alles jäänud eluaastaid pühendada sellele, et ka uut muusikat kirjutada ja välja anda, et muidu lihtsalt ta kaob mingisse, no kaobki igaveseks ära mingisse nagu perfektsionismi tunnelisse. Ja viimase asjana lihtsalt mainin, et Rein Fuchs, kes siis mind selle My Bloody Valentine'i pisikuga kunagi nakatas, ma mäletan, Pia Frausi stuudiokene Telemaja keldris seal, kui ma esimest korda Reinul seal külas käisin, siis me tegime sõbra Jaaguga neile muusikavideot ja siis seal oli Reinu arvuti, millega ta siis seal miksis kokku oma muusikat ja siis seal arvuti CD lugeja peal, selle sahtli peale oli kleebitud väike kleepekas, mille peale oli kirjutatud My Bloody Valentine ja siis see oli siuke esimene vihje, et see on midagi nagu eluolulist, mis endale selgeks teha, et mis asi My Bloody Valentine on. Ja nüüd hiljem kui jälgida Rein Fuchsi Instagrami kontot, siis seal on siuke omaette rubriik, on see, et aeg-ajalt ilmub sinna pilt tema My Bloody Valentine'i albumite kogust, mis muud kui täieneb, aga jällegi, nagu ma ütlesin, et kuna neil on need 3 albumit, siis see täieneb kogu aeg nende uuesti välja antud uusversioonide najal. Ja Rein on selline maniak, et tal on tõesti nagu igas formaadis need albumid olemas ja olgugi, et tal on kõik formaadid nüüd nagu kaetud, siis kuna need formaadid saavad ka kogu aeg nagu uus versioone, et siis tal lihtsalt tuleb nagu aina juurde nagu see My Bloody Valentine'i kuhi kogu aeg nagu muutub kõrgemaks tal kodus. Nii et nii esinduslikku kogu mul ei ole, aga noh, midagi ikka mul on. Aga kui nüüd mõelda selle mure peale, kus ma nagu pihta hakkasin, et Loveless on keeruline asi, millega ma ei ole seda sidet veel leidnud, et selles triloogias, kas on nii-öelda paremaid albume, millega alustada või kuidas, kui keegi tuleks sinna juurde, et ma ei ole kunagi kuulnudki My Bloody Valentine'ist, kus ma peaks pihta hakkama, mis albumiga ma võiks pihta hakata, kas seal on üldse vahet? Ma arvan, et lihtsalt kuula Lovelessi lugu, ei, et ära kuula tervet albumit, vaid kuula näiteks lugu, kas see on see albumi viimane lugu vist või? Ei, oota. Ja kuula nende lugu Sometimes. Okay. Lihtsalt kuula seda lugu. Et see on natuke nagu selle albumi süke süda, kuhu välja jõutakse. Sest et kui see ülejäänud album on võib-olla liiga mürarohke või ma ei tea, mattunud mingisse süksesse läbimatusse müra udusse, mis ongi asja point. Et siis võib-olla Sometimes on süke hea hüppelaud ja see oli ka jällegi esindatud filmi Lost in Translation'i soundtrackil väga ilusas sellises filmi lõpupoole aset leidvas stseenis. Et jah, see on üks neid nagu signatuure natuke minu jaoks selle bändi puhul, et lihtsalt kuula seda. Okei, võtan ette. Kohe, kui saade lõpeb, lähen tagasi oma pimeduse maailma, kus ma tavastan. Aga need naljakad vanad asjad on ka väga huvitavad. Seal on isegi nagu, ma ei tea, see on täiesti jabur, neil on isegi mingid rockabilly mõjutused selle, nagu see on täiesti nagu jabur, nagu hoopis teine bänd. Ja teistmoodi väga äge, et ma võin sulle mingeid näidiseid sealt ka saata. Kusjuures Spotify's ma näen, ei ole neid vanu albumeid näiteks üldse. Neid ongi üldse nagu raske kätte saada. Mina kunagi sain nende selle vanade lugude kogumiku üldse Jaapanist näiteks. See oli enne seda, kui inimesed üldse said nagu kasutada mingeid voogedastusplatvorme ja selliseid asju. Et siis tuli Jaapanisse minna, et muusikat saada. Tuli minna Jaapanisse, et jah, osta seal Jaapani versioone nende albumitest. Väga dark times. Sinna tuli minna paadiga, see oli kõik väga keeruline.
jah, okei, väga huvitav. Võtan, ühesõnaga, ma arvan, et mu nii-öelda keerdkäigud siis teiste inimeste teisme elu tähtsates teostes veel jätkuvad. Jah, eks see on nagu lõppematu teekond ka niikuinii ja ega jah, seni kuni on viitsimist ja huvi, seni saab edasi minna, aga ega kokkuvõttes igale poole ei jõua kahjuks ikkagi. Mul on siuke tunne, et nüüd ma pean nagu vastukaaluks tegema endale selgeks ikkagi kogu selle Iron Maideni teema ja mis seal kõik on. Neil tuli uus album just välja. Veel nagu lahendamata mõistatus ja ma tean, et neil tuli uus album välja, seda enam nagu ma mõtlesingi, et äkki peaks hüppama sealt kaudu sisse näiteks sinna. Nad on muidugi ka, kui sa kirjeldasid seda, et My Bloody Valentine armastab siis 3 plaati kogu aeg nagu uuesti välja anda, siis Iron Maiden armastab oma lugusid kogumikel iga natukene välja anda ja live-plaatidel iga natukene välja anda, et tavaliselt neil ongi see, et see on viimasel ajal kuidagi nagu isegi juba traditsiooniks saanud, et nad annavad välja albumi ja siis annavad selle albumi live-versiooni mõni aasta hiljem või aasta hiljem näiteks. Ja siis nad muidugi armastavad välja anda ka selliseid kogumikke, mis sisaldavad siis nende varasemate plaatide tähtsamaid lugusid, aga ütleme niimoodi, et neile ei saaks kindlasti karjääri jooksul nagu pahaks panna seda, et nad ei oleks väga mitmekülgselt ja väga palju erinevaid plaate välja andnud, sest see on nii naljaks, et mina hakkasin neid kuulama aastal 1999. Ma tean, sest see oli see aasta, kui ma käisin nende kontserdil, see oli nende tagasitulemise kontsert, Ed Hunter nii-öelda siis see põhimõtteliselt tähendas seda, et anti välja kogumikplaat nende varasemate hittidega, kus juures oli siis arvutimäng, Ed Hunteri nimeline, ja tehti siis ka maailmatuur ja sellega siis nii-öelda tähistati seda, et bänd oma, mitte siis päris algses, aga selles kõige kuulsamas koosseisus, koos siis laulja Bruce Dickinsoniga on nagu tagasi. Et eelmised 2 plaati, mis välja anti, olid väga erineva stiiliga, hoopis teise lauljaga ja oluliselt nagu selline modernsema metalli nagu soundiga, modernsemaga 90ndate keskpaiga kontekstis. Ja nendel tegelikult saabki nagu päris mitu sellist väga spetsiifilist perioodi nagu leida, päris alguses nad olid väga punki mõjutustega, nende esimene laulja oli väga nagu selline punkrocki laulja tüüpi lähenemisega, sealt edasi siis tuleb nii-öelda see kuldaeg, kui tuli Bruce Dickinson ja anti välja sellised võib-olla kõige tuntumad plaadid ja see oli täpselt see 80ndate keskpaik, kui metal oligi siis oma sellist kuldaega elamas. 90ndatel andsid nad välja mõned plaadid, mis kuidagi nagu väga sellist suurt toetust ei leidnud ja siis nad hakkasidki kuidagi muutuma, et esiteks see bänd läks nagu natuke laiali, nende laulja läks ära ja üks kitarrist, siis nad tegid siin nagu sükest teistsugust värki ja kui nad 2000ndate alguses nagu uuesti tagasi tulid, siis see oli see hetk, kui mina hakkasin neid kuulama, sellest on nüüd möödas 22 aastat põhimõtteliselt ja see on rohkem aega, on sellest hetkest möödas, kui oli möödas sellest, nii-öelda oli möödas nende esimesest plaadist aastal 2000, mis on tegelikult nagu absurdne mõelda, et minu jaoks on ta alati see nagu kuulus 80ndate bänd, keda ma hakkasin kunagi ise kuulama ja nüüd nad on põhimõtteliselt andnud välja juba, ma isegi ei tea, võib-olla rohkem muusikat, ma ei ole niimoodi kokku lugenud, kui see periood oli, mis enne algas ja ma isegi nagu naersin seda, et see oli nii veider, et kui ma 99. aastal läksin sinna kontserdile, siis ma olin see nagu new fan, eks ole, kes polnud neid nagu esimest korda ostis Maideni särgi ja siis ma vaatasin, et vau, et siin on mingid tüübid on umbes nagu Killersi särgiga või Number of the Beast'i särgiga, mis olid tolleks hetkeks nagu pea 20 aastat tagasi välja antud plaadid. Ütlesin, et vau, et need on need nagu vanakooli fännid, et põhimõtteliselt olen mina täna juba see nagu vanakooli fänn, kes mäletab, et ma kunagi 90ndate lõpus käisin nende kontserdil. Ja nüüd on ka see pärast seda 2000 aastat on nende muusika päris palju arenenud selliseks hästi progressiivse metalli poole ja nendele meeldib teha hästi eepilisi pikki teoseid, mis osa nende fännidest on juba nagu kergelt hakanud võib-olla ära tüütama, et see ei ole nagu kõigi mesti muusika, et see nagu paljude jaoks läheb natuke liiga sinna Dream Theateri poole juba, et aga lõpuks iga bänd peaks ikka seda tegema, mis nad ise tahavad ja ma alati imetlen
nagu järjepidevust ajas. Ka seda olen mitmel korral maininud meie saate ajaloo jooksul, aga kui valida, et kas pigem eresähvatus või siis selline, ma ei tea, aeglasem, aga järjekindlam vastupidamine ajas ja liikumine ja arenemine ajas, siis igal juhul see teine variant oleks minu eelistus ja nii enda puhul kui ka tegelikult bändide, artistide puhul, keda ma fännan. Et noh, nii väga, kui ma ka ei armastaks Nirvanat, siis ka nemad ju jäid lõpuks ikkagi kas 2 või 3 albumi bändiks, vist nagu 3, jah. Vist oli Bleach, Nevermind ja In Utero. Just. Ja noh, minu meelest see on nagu, see on tõeline kaotus, et me ei saanud mitte kunagi enam rohkem Nirvanat juurde. Seal on muidugi see lisadimensioon juures, et me saime Foo Fightersi ja kes teab, kui Nirvana oleks jäänud püsima, siis võib ju tegelikult täiesti olla võimalik, et Foo Fightersid poleks kunagi sündinud, mis oleks teistpidi täiesti nagu uskumatu alternatiiv ajalugu või nagu väga veider selline nagu veidralt suur asi oleks puudu rockmuusikast. Aga jaa, et see, mida sa kirjeldasid Iron Maideni puhul on kokkuvõttes ikkagi imetlusväärne ja kuskilt mulle meenus, kas keegi kuskil podcastis vist mainis, et vaata need Nirvana T-särgid, millest sa rääkisid, kus on see süke, ma ei tea, natuke sassis naerunägu logona on peal ja siis on sinna kirjutatud Nirvana, on ju. Et need T-särgid, mida nüüd inimesed saavad osta umbes H&M-ist ja nii edasi. et me oleme jõudnud aega, kui sellist T-särki kannab noor inimene, keegi, kes on teismeline või siis, ma ei tea, 20-ndate päris alguses, siis see T-särk teeb teda veel nooremaks. Sest et tema nagu distants selle bändi tegutsemisajast on lihtsalt nii suur juba, et see juba töötab nagu sükse nagu lihtsalt laheda mingisuguse popkultuurilise nagu märgina, mille tähendust see kandja ei pruugi nagu üldse teada, nagu võib-olla ta pole elu sees kuulnud ühtegi Nirvana lugu, ja see on lihtsalt mingi lahe särk, mida kantakse. Ja siis selle mündi teine külg on see, et kui seda T-särki kannab keegi inimene, kes oli siis täitsa elus ja olemas, kui Nirvana tegutses, keegi vanem inimene nii-öelda, siis see särk teeb teda veel vanemaks. Sest et siis ta tundub nagu prehistoric man from the 90s või prehistoric woman from the 90s. Et jah, et Nirvanast on saanud selline nagu ajalugu, kauge ajalugu tegelikult. See on tõesti, tegelikult see on keeruline isegi tänapäeval mõelda sellest, kuidas 91. aasta on meist 30 aastat nagu tagasi olnud. Et see 30 on tegelikult möödunud 91. aastast ja niimoodi võib siis kogu seda 90-ndate ajalist raami enda jaoks mõtestada. See on teatud mõttes isegi natukene hirmuäratav. aga see ongi, hoolimata sellest, et võib-olla ma olin natukene liiga noor veel sellel ajal, et ütleme niimoodi 90. keskpaigas, 95. aastal ma olin 8-aastane, mis on natuke liiga vara, et selle aja nagu popkultuur oleks mulle nagu väga-väga sügava nii-öelda sellise mulje jätnud. Aga see ikkagi jättis mulle kindlasti mulje ja see kindlasti nagu on minuga selles mõttes kaasas käinud. Ma olen alati väga nagu hinnanud seda perioodi või kuidagi seda nagu, ma ei saa öelda, et ma olen nagu hinnanud seda suhtumist, aga kuidagi sellel on mingi teatav nagu äratundmisrõõm minu jaoks, et kui ma vaatan Daria sarja, mis on üks mu lemmikasju või ma iga mingi aja tagant ma nagu kasutan igapäevaelus seda tsitaati Simpsonitest, kus ükskord Homer läks mingisuguse Lollapalooza festivali, nagu sellise tüüpi festivalile, kus siis esinesid kõik need tolle aja kuulsad grunge-bändid ja nende seas ka siis Smashing Pumpkins ja seal oli veel teisi.
ja siis seal on üks stseen, kus siis kaks noort nagu, üks noortest nagu kommenteeris midagi, et oh that's cool, ja teine küsis talt, et siis are you being sarcastic dude, ja ta vastas, et I don't even know anymore mis on nagu selline nagu väga äratuntav hetk minu jaoks nagu ka mu enda elus, et see on selline et ma nagu samastun sellega, selle tundega. Ja 90-ndad. Mis siis veel põnevat toimub? Põnevat? Mul on tunne, et algas uus rubriik. Ma mängin Diablo 2 jälle, mis on ka nagu selline lapsepõlve tagasi minek. Okei, sa elad minevikus lihtsalt põhimõtteliselt. Mul on ka siuke tunne, aga pööranud selja tänapäevale. Sa oled pöördunud tagasi juurte juurde, ütleme nii. No võt, see ongi nagu naljakas, et jällegi, kui me viimane kord salvestasime, siis ma olin hästi sellises raskemeelses tujus ja ma hakkasin pihta selle kurtmisega, kui väsinud ma olen ja kui kohutavalt raske kõik on. Et siis täna ma tunnen ennast juba oluliselt paremini ja see on võib-olla see ongi puhtalt sellepärast, et nüüd ma elan minevikus. Ilmselgelt olime siis minevikus rõõmsam, sellepärast, et Diablo 2 tuli välja aastal 2000, mis siis on võib-olla pigem selle krunge nagu võidukäigu nagu järgsel ajal, aga siis ma olin juba piisavalt vana, et nagu, et see minu ümber toimuv nagu kultuuriline torm mõjutas mind juba nagu meeletult. Ma olin Diablo 2 väljatulemise ajal siis umbes, ma ei tea, mingi 13 või 14. Ja see mäng oli üks minu sellise nooruspõlve kõige meeldejäävamaid mänge üldse. Ma mängisin seda hästi palju, ma mängisin seda üksi, ma mängisin seda oma vennaga, mängisin seda sõpradega. Ja, sama. Ja nüüd tuli välja siis selle mäng, see oli üks päev peale minu sünnipäeva, 23. septembril tuli välja siis Diablo 2 Resurrected, mis põhimõtteliselt on siis selline väga hästi tehtud uuendus siis Diablo 2-le. Põhimõtteliselt, et sama mäng ja see on isegi jällegi väga keeruline seletada seda, et kuidas seda mängu muudetud on, sest see põhiline nagu tunne, mis väga paljud on kirjeldanud ja ma ise kindlasti võin täpselt sama väita, et sa mängid seda ja see näeb välja täpselt nagu sa mäletad seda. Et nagu siuke tunne nagu, aga nad ei muutnud ju mitte midagi. Ja siis sa vajutad sellele nupule, mis näitab sulle, milline see mäng nagu enne oli. Ja see on nagu täiesti teistsugune. Lihtsalt, et nad on nii hästi suutnud selle tunde moderniseerida, mis selle mänguga kaasnes, et see nagu näeb välja, nagu sa mäletad seda ja see on hästi tore kogemus ja nüüd ma olen seda nii Switchi kui arvuti peal siis omajagu jõudnud juba mängida. Nii et sa oled lausa ostnud 2 erineva, sa oled 2 korda ostnud seda mängu? Ma tegin vea, see Switchil ostmine, ma tegelikult ei soovitaks seda, kuigi ma ei ole otseselt nagu kurb, et ma seda tegin, rahast on ikka kahju, on ju. Aga teatud mõttes ma nagu, mulle meeldib teda ka Switchi peal mängida, aga kuigi nad esialgu rääkisid päris palju sellest, et tuleb mingi crossplay ja erinevad nagu platvormid saavad omavahel mängida, siis mina ei ole aru saanud, et Switchiga saaks mängida niimoodi, et mu teine inimene või sõber saaks olla arvutiga. Sest ma näen seal nii-öelda sõprade listis ainult neid inimesi, kes on mul Switchi sõprade listis ja ma ei suutnudki seda kuidagi teistmoodi nagu toimima saada. Mis on kurb. Ja teine asi on see, et see siis 2000-ndate alguses, kui ma mängisin Diablo 2 nii-öelda arvuti peal, siis ma ikkagi peamiselt mängisin seda, või ainult mängisin seda hiire klaviatuuriga ja see on lihtsalt nii kuidagi sisse jäänud, et ilma selleta seda mängu mängida on kuidagi poolik kogemus, et teda on tore selle kontrolleriga, telekadega ka mängida, saab hakkama, see ei ole küll nii täpne ja nii mugav ja nii mõnus. Tihtilugu ma panen tähele, et ma nagu, et pahalane tuleb nagu ühelt poolt, aga ma nupule vajutades nagu taon oma mõõgakopis teises suunas, mis ei ole väga produktiivne. Et siis arvutiga on nagu selline kuidagi õige kogemus minu jaoks seda mängida, aga ma ei ole otseselt nagu nüüd pettunud, et ta mul ka seal Switchi peal on, sest see on ka tore kogemus, see on nagu teistmoodi huvitav kogemus. No esiteks sa ütlesid, et Switchi peal sa näed ainult oma Switchi sõpru,
see tegi mind kohe nagu kadedaks, sest et mul on ainult üks sõber, mul on täpselt üks sõber Switchi sõprade nimekirjas ja see on Ivo Krustok. kus sa endale Switchi sõpru leidsid? mul on kaks sõpra veel vist peale sinu, mul on siuke tunne, kes on ka mõlemad Switchiga. Ma ei tea, ilmselt nad ei ostnud Switchi sellepärast, et mina seda kõvasti soovitasin, aga pärast seda, kui nad omale selle muretsenud oleme me sellest väga palju rääkinud. Okei, selge. Ma olen vähemalt 2 inimesele soovitanud või kuidagi mõjutanud neid selles suunas, et nad lõpuks ostsid Switchid. Aga sõbraks nad mind küll ei lisanud selle eest, nii et ma ei tea. Ei, tegelikult ma ei kurda. Mulle sobib see, et on väga piiritletud see sõprade, no seda vist ei saa nimetada isegi sõprade ringiks, see on siuke sõbra punkt, et seal on siuke üks täpp, mis vilgub aeg-ajalt, kui sina hakkad mängima midagi oma Switchi peal ja viimati see oligi Diablo 2 siis, mida ma nägin, et sa seal käivitasid. See on alati nii tore moment, kui ma näen, et Ivo ilmub järsku eetrisse ja siis ma saan piiluda, et mida sa seal mängid parasjagu. Aga see keegi arvustaja rääkis Diablo 2 kohta, kurtis nagu, et kuigi samamoodi kiitis, et see on nagu üllatavalt hästi nagu uuendatud versioon millestki, mis on nii mällu sööbinud juba ja kuidagi, kuigi see uus versioon on nii palju ilusam ja kuidagi adekvaatsem tänapäeva standardeid arvesse võttes ja see ilmneb just eriti teravalt siis, kui korraks lülitada sisse see vana graafika, nagu sa kirjeldasid. Et siis ikkagi see mängu juhitavus, see arvustaja kurtis, et see on nagu, et see jäeti samasuguseks oli ikkagi viga, sest et seda mängu on liiga raske ja ebamugav mängida, nagu tänapäeva mängijal süke etteheide oli, mis on süke, ma ei oska seda nagu ümber lükata ega sellega nõustuda, aga ma pigem kaldun sinna poole, et ta võib-olla, ma ei tea, tahtis liiga palju siis või midagi sellist, mulle tundub, et kui inimesed lähevad seda vana Diablot mängima, väga suur osa inimesi, kes selle Resurrected versiooni endale hangivad, on vanad fännid. Ja need, kes on uued tulijad, no küll nad siis, ma ei tea, õpivad sisse, sest et nii see oligi aastal 2000, on ju, et nii see käis ja selles mõttes, et mida siin nagu lihtsustada nüüd inimestele, vaata. Mulle tundub kuidagi, kas see kuidagi tundub sulle mingi asi, mille peale sa ka mõtlesid, et seda oli kuidagi teistmoodi või ebamugav nagu käsitseda seda no minu jaoks seda suht loomulik, sest ma ju nii mängisingi teda, mis ilmselt nagu on tõesti enamik inimestest, kes seda nüüd mängivad, on ka need, kes seda siis mängisid, aga üks asi, mida ma küll panin tähele, mis on erinev Switchil ja arvutil, mida paar reviewerit, keda ma olen vaadanud ka välja tõid, on see, et kui sa mängid seda mängu kontrolleriga, olgu see siis PlayStation või Xbox või Switch või isegi arvutiga ühendatud kontrolleriga, siis sul on võimalik määrata erinevatele nuppudele neid erinevaid siis, ma ei teagi, ma ei saaks öelda, et need on mingisugused nii-öelda loitsud või seal mängus on terve hunnik erinevaid oskusi, mida sa siis saad nii-öelda kasutada, kas need on siis mingid loitsud või eri rünnaku viisid või mida iganes. Või mingid nagu asjad, mis siis sulle annavad mingit jõudu juurde või vastupidi vastastelt võtavad ära. Et kui arvutiga sa saad määrata nii-öelda hiirele siis nii-öelda parema nupule 1 ja vasakule nupule 1 ja sellega nagu asi suhteliselt piirdub, et siis sa pead neid juba vahetama, siis kontrolleril sa saad valida vist kokku 6 tükki neid, mida sa siis kohe oma kontrolleri nuppudelt saad kätte. Ja see on palju mugavam küll, et tõesti arvuti peal see natukene piirab, aga jällegi, kuna ma seda mängu olin niimoodi juba harjunud mängima, siis see ei ole otseselt probleem ja ma isegi panen tähele, et kui ma mängin seda Switchi peal, siis ma ei ole harjunudki nagu erinevat variatsiooni kasutama, ma kipungi kasutama ikkagi seda ühte peamist nii-öelda lisa nii-öelda rünnakut. Nii et jah, tõesti see mäng toimib teistmoodi, kui võtta ette näiteks Diablo 3, mis on hilisem mäng ja mis
väga paljude, ka sealhulgas minu jaoks ei ole nagu päris nii hea mäng, kuigi ta paar korda läbi teha mulle väga meeldis. Aga seal on nagu... Ma olen samal meelel ja ma tegin Switchi peal selle läbi. Sa tegid Switchi peal? No siis sulle peaks nagu see Switchi nagu Diablo 2 juhtimine olema suhteliselt nagu tuttav. Aga seal ikkagi arvuti peal ka nagu tehti teatud selliseid mugavamaid viise, kuidas seda kõike nagu juhtida ja ma ei tea, kas see oleks nüüd pidanud tulema siia sellesse uude versiooni üle, pigem mulle meeldibki see, et see mäng tõesti on täpselt nii, nagu ma mäletan, isegi kui see ei ole 100% tõsi. ja. Ma parema meelega mängiksin ka seda arvuti peal puhtalt juba nostalgia pärast ja ka minu jaoks Diablo 2 on selline isikliku klassikasse kuuluv mäng ja mul on siiamaani alles mu Diablo 2, mille ma ilmselt siis aastal 2000 ostsin PC kaubamajast Tallinnast kroonide eest ja seal karbi sees, selle uhke pappkarbi sees on isegi tšekk veel alles ja ühesõnaga mul on kõik alles, manuaal ja need plaadid, nii et tegelikult ma isegi ei peaks tingimata ostma endale seda uut Diablot, sest mul on see vana ka ja nagu täiesti alles. aga jaa, ma tahaks ikkagi seda ilu nagu kogeda, seda uut ilu ja ma pean ütlema, et Diablo soundtrack on üks mu lemmik mängu soundtrack'e üldse ka. Diablo 3-s ma hiljem vaatasin mingeid intervjuusid selle Diablo 3 helikujundaja või heliloojaga ja siis ta seal ütles, et seal alguspunktiks ta natuke võttis ka Diablo 2 sellise helikeele ja natuke tegi sükse kerge, ma ei tea, kaabu kergituse nagu selles suunas ja siis läks nagu oma teed, mis on ka nagu tore ja õige otsus. Aga ikkagi see Diablo 2 soundtrack on nii kuidagi isikupärane ja meeldejääv ja selline kummitama jääv, eriti selle Tristrami linna süke theme song, et see on nagu, see on üks neid haruldasi videomängu palasid, mida ma läbi aastate aeg-ajalt, see hakkab kas ise mul peas mängima mingitel suvalistel hetkedel või siis ma pean selle üles otsima kuskilt internetist ja siis kuulama nagu niimoodi paar korda läbi lihtsalt, et minna meeleollu. Et midagi selles on, mis on nii eriline ja nii kuidagi ikooniline minu jaoks, et jah, Diablo 2 on väga kõrgel kohal jällegi elu edetabelitest rääkides. Nad on suutnud väga huvitava maailma luua, nii visuaalses mõttes kui ka siis helilises, kui väga üldse kogu nagu selle mütoloogia mõttes, sest vastupidiselt sellele, mida ma arvasin, kui ma noor või laps olin, siis see ei ole kristlik tõlgendus kuradist ja taevast, vaid neil on nagu oma mütoloogia sinna taha ehitatud. Näed, et piiblis nagu kuradit ei nimetatud Diabloks esiteks. Ja tal ei olnud terve hulk mingeid vendasid ja õdesid. Ja üldse, kuidas nagu kogu see asi on üles ehitatud, on väga, väga põnev ja kihvt. Isegi nii palju, et näiteks minu abikaasa ei ole kunagi neid mänge mänginud ega tundnud mingit erilist suurt huvi selle vastu. Aga kui ma üks õhtu nüüd siis Diablo 4 sellist filmitreileri, ta ei ole nagu film, aga kuidas seda kutsutada, cinematic trailer, eks ole, et see mängu treiler, mis sisaldab siis sellist nii-öelda filmilikku ülevaadet sellest, mis nagu saama hakkab ja see oli siis sellise tegelaskuju nagu Lilith tagasitulek, kes siis väidetavalt oli siis Diablo mütoloogia järgi üks 2 inimesest, kes lõi maa. Lõi nii-öelda selle, et kui oli väga-väga kaua aega juba kestnud siuke peaaegu igavene taeva ja põrgu vaheline sõda, et siis üks ingel ja üks teemon siis sellest nagu mõistes, et see kõik on nagu täiesti mõttetu ja ei saagi kunagi otsa, lõid oma nii-öelda siis selle maailma nimega Sanctuary, mis siis saigi nii-öelda inimeste maailmaks. Lõpuks, et see teemon pool siis sellest kooselust Lilith nagu mingil ajal siis selles mütoloogias
siis ta enda siis ingli mees pagendas ta minema maailmast kuhugi tühjusesse ja nüüd ta tuuakse tagasi. Ja see treiler, see, kuidas see üles oli ehitatud, see visuaalne pool, see nagu, see kõik oli nii äge, et mu abikaasa ka vaatas seda kõrvalt ja mõtles, issand, kui äge, et ta tahaks kohe juba mängida seda mängu. Sest see tõesti on nagu väga-väga muljetavadavalt tehtud. Ma panen selle treileri lingi ka meile. Ja ma just kirjutangi üles, et me seda teeksime. Üldse mingi kohutav siuke nagu, jah, ikka ajaloos elamine tundub nagu väga hea, sest ma just paar päeva tagasi nägin ka uudist, et Grand Theft Auto triloogia tuleb ka uus versiooni teha tagasi. Et siis GTA 3, GTA Vice City ja GTA San Andreas siis tehakse ka taaskord. Ja ausalt öeldes jällegi ma väga ootan seda, sest näiteks San Andreas on üks mu lemmikmäng üldse ja isegi nagu tänases kontekstis seda ei ole nagu siis ju uuesti taasloodud kuidagi ilusama graafikaga. Ma siiamaani mängin seda vahel, see on ikka veel väga hea mäng. Ja see on väga tore. Kahjuks Vice City ja GTA 3, nagu mõlemad on ka väga head mängud, aga nendel on natukene selliseid, just spetsiifiliselt selle, kuidas sa neid juhid, näitab natuke seda, et nad on üsna vanad mängud ikkagi juba ja see uuendus siis, mis muudaks nad jällegi mugavalt mängitavaks, on kindlasti midagi, mida ma väga ootan. Et saaks kauem edasi elada minevikus. Kus rohi oli rohelisem ja mängud parem. Selge on see, et on piisavalt palju häid asju juba loodud maailmas, et enam ei ole vaja midagi nagu uut peale võtta. Tuleb võtta see My Bloody Valentine'i lähenemine, et teeme lihtsalt uuesti seda, mis on juba tehtud. Ja. Täpselt, et kui sa tahad seda dopamiini või endorfiini laksu, mida pakub asjade ostmine, siis sa saad lihtsalt osta neid samu asju, mis sul juba on olemas, lihtsalt uues pakendis ja olla sama õnnelik edasi. et ei ole vaja mingit nagu, mida uut on vaja, mitte midagi. Ma ei tea, ma ei oska sellele vastata, järelikult ei olegi. Võiksime oma podcasti puhul ka lõpetada uute osade salvestamise ja hakata lihtsalt nagu remasterdatud versioone vanadest osadest välja andma. Ja surround soundiga mingeid variante, mono soundiga inimestele, kes hindavad seda õiget vanakooli soundi. Et mis stereost te seal räägite, et ikkagi paneme monosse näiteks kõik. Mida veel saaks teha? No me saaksime võtta eelmise osa näiteks ja sõna-sõnalt salvestada uuesti sinu osa. Et see kõlaks, et see oleks nagu, sellest me saaksime terve promo teha, et nüüd lõpuks nii-öelda kõrge kvaliteedilises helis, high definition, ka Jim Ashilevi poolt ja see oleks nagu täielik, me saaks sinna taha ehitada terve tooteliini. Ei, see on geniaalne, see on täiesti, ma arvan, et see on $1 million idea. Paneme huugama selle tööstuse siin, kaua me vireleme, ma tahan seda teada. Ega ma ka ei tea, kaua me vireleme. Tahaks isegi teada. Nii, kas me peaksime saate lõpetuseks rääkima sellest KOV valimistest ka või? Kas sa kandideerid kuskil? Siis oleks nagu millestki rääkida. Kas ma peaks? Ma ei tea. Kas ma võiks, kas ma peaks, vist on hilja ju või ei ole või? Tead, ma pean sulle nagu ausalt... Esiteks, kas ma ei pea üldse nagu, kas ma ei peaks Eestis elama, et kandideerida kohaliku omavalitsuse? Ei pea või? Ma ei tea. Võib Zoomi kaudu ka valitseda kohalikul tasandil või? Ei, no teed Facebookis reklaami ja... Mis sul ikka siin? Teen Facebookis reklaami. Selle asemel, et pastakaid jagad like ja share ja pilte. Et ma ei tea, e-valimised ka vaata. Miks siis mitte kandideerimine? E-kandidaat. Kas sul on mingi asi südamel, millest sa selles kontekstis tahaksid kindlasti rääkida? Ma võiksin paar sõna öelda küll, aga... Ei, mul on lihtsalt südamel see, et siin inimesed, sõbrad, kes on vahepeal käinud Eestis ja toonud mulle sealt sõnumeid, räägivad, et praeguse seisuga EKRE on kõige populaarsem erakond. Ja siis see pani mind mõtlema, et
et peaks sinna astuma. Et peaks võib-olla astuma liikmeks ja sest et mulle meeldib liituda võitjatega, mul on nagu see asi, et mind agendad ega need ideaalid ega mingid missioonid üldse ei huvita, mind huvitab võit kui selline. Tähtis on võit, mitte osavõtt. Jah, täpselt. Ja mul on ükskõik kummal pool ajalugu ma olen, et peaasi, et ma oleksin nagu kirjutatud nendesse põhiajaloo raamatutesse, et mul on nagu üks ambitsioon. See teeb elu lihtsamaks ja see aitab mul fokusseerida ja olla nagu sihipärasem oma otsustes. Ja jah, ühesõnaga, ma ei tea, et ja siis ma olen siin, loen siin päevi, et saab varsti anda e-hääle ja nii, ja siis ma sain aru, et ma ei ole tegelikult absoluutselt süvenenud, et kes mida lubab ja... Kus sa üldse registreeritud oled? Pelgurannas, Põhja-Tallinnas. Mitte Haapsalus? Sest Haapsalu kohta ma oskaks ole mitte midagi öelda. Jah, ma ei tea, et... seal võeti puud maha, võib-olla see ei ole asi, mida sa tahad otseselt toetada. No seal võeti puud maha, seal üks lastetapja nagu käib seal ringi, nüüd sai vahepeal jalutab seal. Võib-olla ei peaks Haapsalusse minema enam. Ma ei tea, seal on praegu ei ole nagu võib-olla parim aeg, aga sinu hääl saab seda muuta. No, aga ma ei tea, ühesõnaga, ma ei oska midagi tegelikult kosta nagu selle teema peale, ma lootsin, et äkki sa valgustad mind ja teed mulle väikse järeleaitamistunni, et mis on asjade seis. Poliitikast on huvitav rääkida rohkem nagu sellises üldisemas kontekstis kui spetsiifilises tänases kontekstis, vähemalt mulle endale, sest mind tegelikult on mida vanemaks ma saan või võib-olla ka sellepärast, et ma olen nüüd juba mingi 5 aastat töötanud avalikus sektoris ja see on poliitikaga väga tihedalt seotud. Et siis mind on see kõik nagu hakanud väga huvitama ja kuidagi nagu selliste, ma mõtlen isegi nagu asjad, mida ma kunagi ei oleks arvanud, et ma võiks hinnata nagu poliitikute elulood või näiteks Obama raamatu lugemine oli ääretult põnev kogemus ja ma ei arvanud, et... Ja aga Ivo, Obama ei osale... ma jõuan, teemas. Meil on veel natukene aega vaja täita, et see saate pikkus oleks midagi, mida ma hindan kõrgelt. Eks ta peaks ikka sinna tunni poole teise kanti minema, mitte tund 16, aga oota. Mingit nagu sisu täidet, meie saade ei ole padi, mida täita sulgede ja vatiga. Vaid võitmine, oota. Ja võitmine tähendab pika saate tegemist. Kas su plaan oli siis nüüd võtta riiulilt see Obama 800 leheküljeline raamat ja lugeda sealt mõned lõigud, et see on lihtsalt sissejuhatus, et ma ei arvanud, et mind võiks siis huvitada sellised asjad ja samamoodi ma vaatasin hiljuti sellist, või tegelikult mitte hiljuti, ma olen seda nüüd 2 korda vaadanud, sest see oli tõesti nii põnev. Oli meil, on tänagi veel selline poliitik Eestis nagu Mart Laar. Ja ma vaatasin sellist filmi, mis keerles siis tema valitsuse, esimese valitsuse ümber 90. alguses, jällegi vaata, läheme tagasi sinna krunge aega. Ma arvan, et see on see film, mida mu sõber Jaak mulle ka kunagi soovitas ja siis see oli nii sür, kui ta tõi välja selle tõiga, mis sealt filmistki vist välja tuleb, et vaata, kui Taavi Rõivas sai peaministriks, siis inimesed olid kuidagi väga kas elevil või siis nagu häiritud sellest, et ta nii noor oli peaministriks saades ja siis sealt Mart Laari dokfilmist, ma arvan, et sa räägid sellest samast, et sealt ju tuleb ka välja, et Laar oli nooremgi veel, kui ta moodustas siis selle esimese valitsuse seal, aga jätka. Ma läksin nii segadus, et ma ei tea, kas ma mainisin ära selle filmi pealkirja, igatahes see on Rodeo. Jaa, just Rodeo, jaa. Seda vist saab Jupiterist vaadata, on ju? Jah, ma ei tea. ma ei tea, kui vana, ühesõnaga seda sai Telia sellest veebi TV-st või Telia sisuleidest, saab seda igatahes vaadata, seal on kindlasti. Ma ei tea, kui noor või vana Taavi Rõivas oli, kui ta ametisse astus, aga ma saan aru, et Mart Laar siis oli mingi 32 vist umbes või 31, midagi nii.
ja noh, ma tõesti ka vaatasin seda suu ammul ja väga palju on mind nagu huvitama hakanud see, et noh, tõesti, kuidas riiki ehitatakse, kuidas riike juhitakse ja noh, muidugi nüüd jõudes siia kohalike omavalitsuste tasemel üldse, kuidas nagu see suhe poliitikute ja kodanike ja ühiskonna ja ettevõtete kõige vahel nagu toimub, et see on tegelikult väga-väga põnev. Ja mis on mul nagu hästi kummitama hakanud, mida väga palju räägitakse, on see, et noh, et kurb on, et inimesi, et noh, ei lähe rohkem noori inimesi poliitikasse, ei lähe rohkem nagu mitmekesisemalt inimesi, või noh, mitmekesisema taustaga inimesi poliitikasse juurde. Et see kipub olema kas siis nagu edukad poliitikud, kes ongi nagu välja kasvanud juba väga noorest east, minnes nagu ütleme, erakondade noortekogudesse, seal nagu siis kasvades nii-öelda sellise suurema rolli poole seal nendes erakondades. Et noh, et kuidagi vähe on sellist nagu uut hingamist ja uut tuult, seda hästi tihti räägitakse. Ja seda nagu tasakaalustab minu avaliku sektori kogemus, mille põhjal ma küll nagu ise küll kunagi ei tahaks poliitikasse minna ja kellegi seda ei julgeks nagu otseselt soovitada ka. Sest noh, eks see on ikkagi keeruline kõik väga. Aga samas jällegi noh, iga kord kui valimised tulevad, siis ma mõtlen selle peale väga pikalt ja laialt, et tahaks, et oleks nagu oleks rohkem neid, kelle vahel valida, keda ma tõesti tahan valida. Nii et võib-olla ma isegi nagu siin juures paneksin selle meie kuulajatele südamele, et võib-olla on mõni teist selline inimene, kes tahaks poliitikasse minna ja seal edukas olla, sest ma kujutan ette, et meie kuulajad võiksid olla väga nagu toredad inimesed ja ka head nii-öelda ühiskonna ehitajad ja eestvedajad. Aga see on nagu selles suhtes keeruline teema, ma püüan võtta valimisi väga-väga tõsiselt, ma alati hääletan või alati lähen valima ja ma püüan alati väga põhjalikult läbi töötada kandidaadid, kelle vahel siis see valimine teha, seda on nagu raskem teha, ma isegi tunnen teatud mõttes kohalikul tasemel ja varasematel aastatel ma tõesti nagu olengi püüdnud siis leida selle erakonna, kes täna mind kõige rohkem kõnetab ja mitte ainult selles kontekstis, et mis see nagu spetsiifiline maailmavaade on, vaid ka noh, eriti kohalikus kontekstis, et mida ta tõesti siis siin kogukonnas nagu teinud on, kui ta varem siin nagu teha saanud üldse midagi on. Ja siis ma püüan ka nagu need inimesed tõesti läbi vaadata ja mul on nagu paar sellist kallutavat kohta, mida ma püüan jälgida, et noh, ma ideaalis tahaks, et see inimene oleks teatud mõttes minuga sarnase taustaga, noh näiteks ma võib-olla tihedamini valin teadlast kui mitte teadlast, või vähemalt varem tegin seda, sest nendel oli nagu minuga võib-olla sarnane taust ja seetõttu ma võiks eeldada, et kui nad on ka minu vaadetega ühtivas erakonnas, et siis nad võiks mõelda noh, nagu mingitele muredele, millele ka mina mõtlen. Ja kuna meie poliitika on ikkagi täna veel väga meeste poole nagu kaldu, et siis ma pigem kipun hääletama naiskandidaatide poolt või vähemalt olen seda ajalooliselt nagu püüdnud teha, kui ma selleks olen hea võimaluse leidnud. Et tegelikult on see üsna nagu ikkagi keeruline asi, mida ette võtta. Aga noh, ma ei saa öelda, et ma soovitan nagu minu lähenemist teistele, ma arvan, et see ei oleks nagu ei õiglane ega noh, isegi mõistlik soovitus. Aga noh, minimaalselt ma soovitan, et hääletage. Et see nagu tundub nagu hea mõte olevat. Ja ma usun, et ma ka hääletan, aga see eeltöö on praeguse seisuga täiesti alustamata isegi, nii et ma ei tea. Ma isegi ei tea, mis seal Põhja-Tallinnas teil nagu toimub, et kes seal nagu Põhja-Tallinn ei ole ammu ühtegi uut lugu teinud minu arust, nii et nagu raske valida midagi. Ma ei tea. Et ju ma vaatan YouTube'ist mingeid vanu videoid, kuulan need vanad hitid nagu läbi ja siis viskan väikse hääle. Õnneks need valimistega on natukene aega, et selles suhtes meil on aega veel, et see ära teha. Ei, see e-hääletus algab ju nüüd kohe, kas see on nii või? Jaa, aga noh, sa võid terve nädal seal hääletada minu meelest. No et terve nädal saab kuulata Põhja-Tallinnat. Ja meenutad endale, et meil on aega veel, kuni enam aega ei ole. Jah, veel on aega on veel. Ma kohe saan öelda ka kindlad kuupäevad.
sellepärast, et mulle kuidagi tundus imelik jätta nagu täitsa õhku seda. Mul on hakanud Google väga halbu tulemusi andma. Ja kui ma otsin midagi, ta vanasti andis täpselt selle asja, mida ma otsisin ja nüüd enam ei anna üldse täpselt nii, nagu ma tahan. Ma saan aru, et su see vahepealne eksperiment minna DuckDuckGo peale üle oli väga lühiajaline. No ta ikka kestis kuid, aga sai otsa. Okei, aga lausa kuid, see on ikka hea tulemus. Võib-olla isegi pool aastat, aga jah, frustratsioon tõusis tasemele, mis ei võimaldanud enam oma häält nendele anda. Aga ma vaatan et 11. oktoobrist kell 9 algab ja lõpeb 16. oktoobril kell 20.00, nii et aeg on, aga täpselt nii palju, nagu ma just ütlesin. Ja. Kas sa Facebooki ja Whatsappi ja Messengeri ja Instagrami kokkukukkumise peale ka paanikasse sattusid või mis tundeid see tekitas sinus? See tekitas natukene tülgastavat tunnet, kui ma iga mingi aja tagant jälle läksin Instagrami feedi vaatama, meenutades, et täna ei tööta, aga muud suurt nagu sellist mõju sellel vist ei olnud. Küll aga ma leidsin, et mingid vestlused, mis olid tavaliselt toimusid Facebookis, hakkasid otsima mingeid uusi ideid, et mingid sõnumid tulid näiteks lõpuks e-mailiga. Et inimesed järsku nagu ei osanud enam leida uusi kohti või neid nagu kohti, mis toimiksid, kus saaks suhelda. Aga ei olnud sellel nagu mitte mingit, see oli nii lühike aeg ka, et sellel mingit nagu mõju näha on nagu natuke palju. Mulle iseenesest meeldis meeldetuletusena see, et tegu on väga siukse monoliitse süsteemiga, mis võib tegelikult väga lihtsalt nagu kaduda radarilt. Ja õppetund siin juures on siis see, et ei tasu panna kõiki mune ühte korvi, ehk siis tasub hoida oma olulist infot ja olulisi olulisi märkmeid võimalikult erinevates kohtades ja soovitavalt ka kuskil, kus ei ole vaja tingimata elektrit ega internetti, et nendele andmetele ligi pääseda. Ja teiseks, et ikkagi see ei ole tore, kui on mingisugune üks super võimas selline nagu korporatsioon, mis juhib nii suurt osa sellisest sidevahendite mingist nagu komplektist, et see nagu teeb pildi nagu vaesemaks ühest küljest ja teiseks paneb meid ka väga nagu haavatavasse olukorda tegelikult. Et see on nagu, ja see on, ma ei tea, kui paljud inimesed üldse isegi nagu mõtlevad selle peale igapäevaselt, et Instagrami omanik on Facebook või et kui keegi nagu ütleb, et mulle Messengeri kasutada ei meeldi, sest et see on umbes Facebooki küljes kinni, aga mulle meeldib WhatsApp, et kui paljud inimesed nagu taipavad, et WhatsApp on Facebooki toode, et see kõik on kuidagi siuke, ühesõnaga Facebook endiselt on üldiselt ebameeldiv nähtus ja just kuulasin Today Explained'i hiljutist osa selle kohta, kuidas üks vilepuhuja avalikustas mõned olulised sellised dokumendid Facebooki salasahtlitest, millest tuli välja, et Facebook on ise korraldanud mitmeid uuringuid teemal, kuidas sotsiaalmeedia mõjutab negatiivselt eriti teismeliste tüdrukute sellist enesehinnangut ja sellest tulenevat alaväärsuskompleksi ja mingeid vaimse tervise häireid ja kuidas nad lihtsalt ei ole pidanud seda nagu majanduslikult kasulikuks muuta seda süsteemi tervislikumaks oma kasutajatele, kuidas iganes see siis ka välja ei näeks. Aga et ühesõnaga neil on data olemas selle kohta, et nende tooted tekitavad inimestes negatiivseid mõjusid ja neil on data olemas ka selle kohta, et Facebooki kasutatakse väljaspool ingliskeelt kõnelevat maailmaruumi inimkaubanduse organiseerimiseks.
aga jällegi, et kuna nad ei näe nagu rahalist kasumlikkust selles, et nad sellesse nagu investeeriksid, et seda viga oma süsteemist välja juurida, siis nad lihtsalt ei tee seda, kuigi nad on teadlikud sellest ja nüüd siis üks Facebooki endine töötaja tuli avalikkuse ette nende andmetega ja kus ta nagu, ta isegi võttis, ma ei taha puusse panna, aga küll nagu kas see on mingi senat või kuskil nagu, mingi siuke teema? Vist läks jah nagu senati, et isegi nagu tunnistama, et mis seal siis täpselt toimus. Kusjuures selle naise eellugu veel on selles mõttes eriti huvitav, et ta on pikalt sellises nagu IT-valdkonnas tegutsenud. Ta on meievanune inimene ja ta sai tõuke selleks, et minna Facebooki tööle üldse sellest, et teda tabas mingisugune ränk haigus, mis tegi ta elu väga raskeks ja siis tal oli üks abiline, üks noormees, kes nagu käis talle süüa toomas ja nagu oli siuke nagu tugipunkt talle ja siis see noormees nagu radikaliseerus selle tõttu, mis infot talle Facebooki algoritmid nagu ette söötsid ja kadus ära mingisse nagu halba ideoloogilisse tunnelisse, kus ta seal hakkas uskuma asju, mis on väga nagu inimvaenulikud ja siis mingil hetkel ta pääses sealt tunnelist välja, aga põhimõtteliselt see kogemus, kuidas keegi, kes oli sellele naisele nagu nii lähedane, järsku nagu moondus oma vaadete poolest ja radikaliseerus, et see kuidagi nagu tekitas selles naises piisavalt sükest nagu missioonitunnet, et minna ja proovida seda asja omalt poolt kuidagi muuta või suunata paremuse poole. Ja Facebookis olles ta siis sai selgesti aru, et see on lootusetu, sest et see tema uurimisrühm, keda tema eestvedamisel nad neid uuringuid tegidki ja kuidagi see siht oli see, et muudame Facebooki paremaks ja inimsõbralikumaks, et nende tulemuste välja uurimise järel pandi osakond kinni, sest et öeldi, et see on mõttetu mõttetu punnitamine. Näh, vaata, mul on selline tunne, hästi paljude asjadega, mis see on võib olla natukene nagu halb seos, mida kõik kogu aeg teevad, aga seal on teatud tõde taga, on erinevad siis narkootilised ained või mõnuained, mida siis tarvitatakse kas siis legaalselt või illegaalselt, aga suuresti siis mingite mõnu tekitamise eesmärkidel või see on see recreational use, eks ole. Et üldiselt, nii palju kui ma olen aru saanud, siis väga paljud nendest nii-öelda asjadest me võime rääkida millestki nii levinust nagu ka alkohol, tekitavad peamiselt probleemi inimestele, kellel on juba mingisugused kas nõrgad kohad või probleemid vaimse tervisega. Ja sama seos tundub olevat ka nendel nii-öelda algoritmidel, mis samamoodi nagu YouTube'is toovad mulle selle Trash Theory, eks ole, YouTube'i kanali, sest YouTube juba teab, mida mulle meeldib vaadata ja ta leiab mu üles. Et siis kui sa nagu kipud, ma olen seda ise ka täheldanud, et kui sa nagu vajutad mingitele piltidele seal Instagrami otsingus ja Instagram hakkab nagu ära õppima, mida sulle meeldib vaadata, siis ta nagu, see algoritm nagu jõhkralt surub selle asja peale, mida ta tajub, et on sinu nõrkus. Ja tegelikult on see kohutavalt halb. Et selles suhtes, et sa ütlesid ka, eks ole, et Facebook on, eks ole, halb, et üldiselt mul on tunne, et see algoritmidega toidetud sotsiaalmeedia ja tegelikult ka laiemas mõttes nagu meedia on väga negatiivne nähtus üldiselt. Ja mul on, ma nagu isegi, vaata see on see, et igasugune keelustamine ja kõik muu on nagu väga vaenulik just ka selles mõttes, et me ei taha tegelikult keelustada asju, mis võivad piirata sõnavabadust või isegi selles osas, kas Donald Trump peaks või peaks olema
Twitteris või kus iganes tekitab minus väga palju erinevaid kaalutlusi, kus ma isegi ei saa aru, mida ma täpselt sellega mõtlen ja keda siis tohib või ei tohi nagu kuskil hoida. Aga mul on tunne, et need nii-öelda röövellikud algoritmid või ma olen inglise keeles vähemalt kuulnud sellist väljend nagu predatory algorithm. Et need algoritmid, mis tõesti nagu üritavad töötada selle nimel, et sinu nõrkus leida ja seda ära kasutada. Et võib-olla need asjad ei peaks olema osa meie nagu igapäevasest ruumist. Jaa, väga hästi öeldud, jaa. Et noh, et mul on selline tunne, et kuigi nendel on ka nii-öelda see positiivne pool, ehk siis tõesti iseenesest ei ole ka nagu väga halb, et iga kord, kui ma YouTube'i avan, siis ta enam-vähem teab, mida mulle soovitada, siis nagu teistpidi kasutada ära inimeste nõrkusi nende vastu võib tuua kaasa nagu väga-väga palju väga halba mõju, nagu need Facebook enda, eks ole, uurimistulemused ka ju näitavad tegelikult. Jaa. Selle Today Explained'i osa ma panen ka siis meie saate märkmetesse, selle pealkiri on The Facebook Whistleblower, see tuli 5. oktoobril välja ja mitte senatis, vaid kongressi ees käis siis vilepuhu. Ma jään need 2 asja kogu aeg sassi. Ja no pole hullu, ma ka. Et väga hea kuulamine, ühesõnaga soovitan. Nojah, kas me puhume nüüd oma saate lõpuvilet? Puhume. Kas see on see vile, mida me nüüd puhuma hakkame? Kuidas seda vilet puhutakse? Milline on meie saate lõpuvile? Kas sa ka ei oska vilistada või? Ma oskan küll, aga mitte hästi. Sa oskad, sest mina ei oska. Ei, ma oskan seda. See kõlab nii haledalt praegu. Aga see ei kõla nagu vilistamine, see kõlab nagu see, kui mina vilistan. Peaaegu. Okei, see oli parem. No tee siis mingi mõnus lõpu süke vile meile. ma ütlen lõpusõnumi. The world is a vampire.